Ja õnnistatud. Siin oli nüüd väike tehniline viperus, õnnistame seda internetiühendust ja kuulutame, issand, sinu tahet selle interneti üle. Ja me teame, et see on sinu tahe. Õnnistame kogudusega kõiki isasid, kellel on lapsed. Õnnistame isasid, kes on isad. Õnnistame neid lapsi, kellel on isad. Et isasid ja lapsi Jeesuse Kristuse nimel. Õnnistame ka vaimulikke isasid Jeesuse Kristuse nimel. Ja täname, isand, me just siin ennem, kui oli ülistus, me palvetasime isade pärast ja see oli väga, me tundsime ise, et Jumal oli meil abiks ja vaimu juhtimine oli selles palves. Aga täna minu jutuse pealkiri: isa on loonud kõik ja tegutseb edasi ja arvestab ikka sinuga. Ma pidasin silmas siin, ma usun, et just nimelt taevaisa. Et piibel räägib, et Jumal isa on loonud kõik. Piibel räägib, et Jeesus ütleb, et tema tegutseb, sellepärast, et tema näeb isa ees tegutsevat ja tema tegutseb. Ja tahan sulle öelda, et 3. klausel selles pealkirjas on see, et sina oled Jumala plaanides. Tähendab, arvestab sinuga. Tal on sinule mõtted, tal on sinu jaoks plaanid, ta arvestab sinuga. Ja mitte ainult see, et ta kuidagi arvestab sind sinna menüüsse sisse. Ei, sa oled kindel komponent tema plaanides. Nii, halleluja, sellepärast isa, ma palvetan sinu ees. Jumal, tee täna midagi. Jumal, räägi oma kogudusega. Püha vaim, tule, tee sina oma tahet. Tee, mida sa tahad teha, juhata meid. Ma ei tea, kas me oleme valmis, kuid me tahame valmis olla. Tänu, Jumal, et sa tegutsed. Lõhu ära meie eludest kõrged kindlustused, mis on teinud lõhed sisse, igasugused kõrgistused, mida me ei vaja. Lõhu ära need mõttetargutused, mis takistavad meil edasi minna. Jeesuse, lõhu ära ka isegi need sundmõtted. Tõsta meid üles sellest. Õnnistatud olgu igaüks, eriti need, kelle jalad on nad täna hommikul viinud koguduse kotta. Ma õnnistan igat töötegijat, igat otsijat, õnnistan isegi igat solvujat, et nad jõuaksid tee peale tagasi, et nad jõuaksid tõeni, et nad saaksid igavese elu. Ja loomulikult õnnistatud olgu kõik isad ja vanaisad. Halleluja. Ja siinkohal teades, mis ütleb Jumala sõna, olen iga korraga üha enam ja enam, kui me oleme juba, ma ei tea, mitmeid aastaid juba deklareerinud seda, et see on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Et kui me oleme deklareerinud seda sõna, siis iga korraga mulle kuidagi see saab nii sõna tähendus või sõna olulisus saab kuidagi nii, on saanud minu jaoks väga tugevaks. Et see sõnast kinni hoidmine, mitte see, mida ma tunnen, näen, sest see vahel on see ka päris adekvaatne. Kui ma näen, et su sombune ilm, siis ma ütlen, et siis see on ju seda, eks ole. Lehed langevad sügisel, siis see on ju seda. Mina tahaks kogu aeg südasuve saada. Aga vahest ma tahaks talve ka. Ma ei saa öelda, sügis meeldib mulle ka ja kevad imponeerib mulle tohutult. Tegelikult on iga aasta, et meil võimalik nii imeliselt tajuda siin Eestimaal seda. Ja mina tahaks alustada üldse täna erilise Jumala sõnaga ja võtta lahti Korintuse 2. kiri, 2. peatükk ja salmid 9. 2. peatükk, salmid 9 ja 10. Ei, see ei ole üldse see, mis ma tahtsin. 2. peatükk, salmid 9 ja 10. 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 2. peat
Kohe. Kõigil paigas ei ole üldse see. Oota, võib-olla oli esimese Korintuse. Nii. Jah, just, see oli ikkagi esimene Korintus. Täiesti vale koht oli ees. Niisiis, aga võtame teise Korintuse kirja. Esimese. Vabandust, jah, nüüd esimese, jah. Mul on... Ja teine peatükk. Ja teine peatükk ja siin võiks ju lugeda juba 7. peale. 7. ütleb, me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastut. Siis me võime öelda, et Jumal on oma sõna meile kuidagi nii imeliselt andnud ja sellel sõnal on kaalu, sest mina tean, Johannese evangeeliumi lõpus ütleb väga selgelt, et tegelikult see, mida Jeesus maa peal kõndides tegi, neid tegusid oli hoopis palju rohkem. Aga ta ütleb lausa seal nüüd, et me ei oleks jõudnud neid kirja panna, sest neid raamatuid oleks hirmus palju olnud, liiga palju. Tähendab, pandi kirja kõige olulisim. Ja ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkus issandat risti löönud. Ahaa, valitsejatel on mingi teine arusaam. Ma arvan, et see ongi see arusaam, mis on ilma püha vaimuta. Ja nüüd ma tahan 9. see oli mu eesmärk lugeda 9. aga need teised sobisid ka väga hästi, kuidagi tahtsin lisada. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Kas ei ole võimas sõnum? Eks? Tihti me mõtleme, me juba mõtleme, kuidas võiks ikka olla kõik ja kuidas see võiks terveneda ja ma saaksin selle ära ehitatud ja uue auto ja uue tolmuime ma kõik mõtlen, küll oleks hea, kui see ükskord nii oleks. Aga ta ütleb siin niuke tunnet nagu üle sõites kõige selle, ma usun, me ei suudagi nii palju unistada ja mõelda, nagu Jumal on selle planeerinud, mida silm ei ole näinud. Meie unistame ainult sellest, mida meie silm on näinud, eks ju. Kui palju me siis unistame sellest, mida me pole näinud, ei oskagi unistada sellest, kui sa mõtled niimoodi. Mida kõrv ei ole kuulnud. Huvitav, ma ikka unistan sellest, mida mu kõrv kuskilt kuuleb, on ju? Sellel, ma tahan ka seda, mis sellel on, see on nii hea asi, ma tahan ka seda. Ma hakkan ka nüüd selle jaoks raha koguma. No on ju, tegelikult see käib ju niimoodi. Ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud. Tähendab, me tihti alahindame seda, mida Jumal meie jaoks on valmistanud tema laste jaoks. See pole isegi sinu inimsüdamesse tõusnud. Ja inimsüda on kogu aeg olnud Aadamast alates. Kui sa mõtled, veel ei ole sinna südamesse jõudnud. Seal ei ole kirjutatud veel. See ütleb, see pole tõusnud sinna südamesse. Ei ole üliandekad, kellel tõusis see südamesse. Ei ole tõusnud inimese südamesse. Vaata sellised asjad on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik ka Jumala sügavus. Kujutad ette, me saame vaimus midagi teada ja kes me siin teame, kuidas prohvetlik vaim tegutseb, siis me ütleme, vahel me saame mingi asja teada ja siis lähevad aastad. See läks hoopis niimoodi. Umbes sa ei saa, millal see ükskord täide läheb ja kuidas see küll läheb. Ja vahest mõtled, et jube kummaline lause on mingis asjas. Sul on mingi ääretult nagu pool tõde on sul ja kujutad, et see läheb plaks äkki ühe hetkega täide. Ja siis mõtled, aga ma ju ei osanud seda mõelda ja ma ka ei teadnud, kuidas see tõeks läheb. Aga Jumal ütleb, et see on see, mida ma olen valmistanud nende jaoks, kes mind armastavad. Ja ma usun, et need, kes siin koguduses käivad, on kindlasti need, kes Jumalat armastavad. Ja kuna ma täna õnnistasin neid koos, kes otsivad Jumalat, siis Jumal on väga huvitatud nendest otsijatest. Jumal on väga huvitatud nendest ka, kes on solvujad olnud, kes on Jumala juurest või kogudusest äragi läinud. Nad ei ole kuskil tema arvestusest maha kantud, ta arvestab sinuga, temaga. Ta tahab, et sa saaksid igavese elu. Ja mina tahan täna
alustada hoopis sellisest kohast, nagu on Apostlite teod. Läheme kohe esimesse peatüki ja tahan nagu manada iseenda jaoks, ma seda juba tegin, kui ma ette valmistasin seda jutlust ja kujutasin ette, mis olukord see küll võis seal olla. Et Apostlite teod päris esimene peatükk ja olukord on siis selline, kõik teavad, milles asi seisab. Jeesus on just üles tõusnud, mitte selles mõttes ta tõusiski ülesse, nii et oli üks väga eriline aeg. Ma usun, et mitte selline nagu praegu, sest seda ei saa nagu võrrelda üleüldse, kujutate, just Jeesus oli maa peal olnud 3,5 aastat, teinud imesid, tühistanud saatana tööd ja nendel inimestel, kes elasid, ma arvan, et enamus, kes Jeesuse ümber olid ikkagi, ta liikus sealkandis, muidugi pärast missionärid läksid kaugemale ka, aga Jeesus kõndis põhiliselt Iisraelis ringi, on ju. Nad olid kas israeliidid, nad olid täpselt juudid või olid nad siis inimesed, kes elasid Iisraelis. Jeesus ei läinud sealt maalt kuskile, eks. Seda kaugemale läksid alles teised, need apostlid. Nii, ütlen lausa välja, et evangeelium oli läbi. On ju, meil on 4 seda evangeeliumit, et see sündmused olid läbi. Jeesus oli 40 päeva maa peal pärast seda, kui ta oli surnud, kõndis siin ringi ja oli üles tõusnud ja näitas viimsel päeval ennast selgelt. Ta kutsus lausa inimesed, tulge sinna, kus on see, tulge kogunege sinna. Ja ta näitas ennast selgelt 500 inimesele ja tõesti ta ilmus neile nii selgelt, et mitte kellelgi ei olnud enam kahtlust, et see on see sama Jeesus, kes kõndis maa peal. Ja kas sa tahaksid teada, mida Jeesus täna meilt ootab? Kui ma panin tänase pealkirja sellised, et Jumal isa tegutseb. Ta on kõik loonud, aga ta tegutseb edasi. Tema poeg tegutseb edasi. Okei, ta tegutseb seal, isa juures üleval taevas. Aga ta arvestab sinuga. Et Jumala unistus saaks meie jaoks. Aga kuidas ma tean, millest ta üldse unistab? Millest ta üldse unistab? Aga loeme siis selle, mille ma silmas pidasin Apostlite tegude 1. peatükk, 6. salm, aga ette ütlevalt veel seda, et tegelikult need jüngrid, kui Jeesus suri, kogesid ikkagi väga rasket aega. Jeesus oli lahkunud. Kõik nende ootused, nende unistused, nende arvamised, kuidas see kuningriik peaks tulema, kõik nad olid nii pettunud. Osad isegi ütlesid Jeesusest lahti, need jüngrid oli muidugi rohkem kui 12, piibel räägib, 500 jüngrid kogesid rasket aega. Nad näevad elavat Jeesust, nad on esimeste kristlaste hulgas ja siis Jeesus läheb ära üles. No kõigepealt sureb ära, siis äratatakse surnust, siis kõnnib maa peal, siis läheb üles taevasse, ütleb, ma tulen samamoodi tagasi, nagu ma läksin. Mis oli esimene reaktsioon? Mida nad küsisid, kui Jeesus oli tulnud tagasi maa peale, veel kõndis siin? Muideks ma tuletan meelde selle fakti, et paljud profeteeringud rääkisid ette, et tuleb Messija, tuleb vägev kuningriik ja toob õitsengu ja siis juudid arvasid, meie lapsed hakkavad valitsema koos Jeesuga. Kinnitame siin, et nüüd tuleb üks kõige võimsam kuningriik, mis üldse saab olla ja roomlastele me tõesti teeme tuule alla. Ja siis Apostlite tegude raamat ja nad ütlevad seda Jeesusele. Kristi, loe see. Issand, kas või loen see terve või? 6 loe. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud. Issand, kas sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Sel ajal. Ta oli üles tõusnud, eks? Just sel ajal. Kas nüüd on see aeg? Nad ei võtnud seda tühja koha pealt. Ja vaadake, kuidas Jeesus vastab. See vastus on minu arust niisugune hämmastav vastus, mida võiks tähele panna, kui me räägime täna, et me ju ka kõik ootame imesid ja kõik Jumala kuningriik tuleks ja kas ta on seal taevas see kuningriik või ta on siin maa peal. Oi, täpselt ei tea, kus tema asub.
tead, Jeesus ütleb, jätke need nõmedad targutused, teil ei ole seda vaja. Ja see kõlab täpselt niimoodi. Tema aga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseenese meelega seadnud. Kas sinu usk muutub sellest, kui sa tead, mismoodi ja kuidas see kuningriik tuleb? Mitte midagi ei muutu sellest, eks? Ta ütleb, tead, sinu asi, kohe loeme, mis meie asi on teha. Nii, aga selle 8. salmi võiks ka ära lugeda. Loe sina, jah? Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Isegi Palivereni. Eks? Nii et tegelikult see on hoopis meie üle, mis see sinu asi on mõelda, millal see kuningriik, kuhu ta täpselt maandub, kas ta on Jeruusalemma mäe otsas või ta on Palivere Pikajala mäe otsa saabub, ei tea täpselt, kuhu ta saabub. Oi, nüüd me ei tea, nüüd me peame ikka unistama ja mõtlema, kus see täpselt tuleb, see ju, kas nüüd? Tegelikult nad ootasid reaalset füüsilist kuningriiki maa peal, et nüüd pannakse õiglus jalule, on ju? Kui sa nüüd päris hästi loed. Jeesus oli nende juures olnud 3,5 aastat, neid õpetanud ja nad läksid ikka selle sama vana asja juurde tagasi. Ja kui ma täna mõtlen, et me oleme vahel ka sama mõistmatud, siis tõesti, aga me ei saa öelda, et meil ei ole sõna jäetud. Me ei saa ka seda väita, et ta kuidagi nagu, mis teil hullikestel pole, neil vaja teadagi üldse, mis ma teen. Ei, ta ütleb, vaat seda asja teil ei ole vaja teada. Aga muid asju, mis on teie ülesanne, vaat seda tehke. Kas ei ole väga hästi planeeritud asi? See, mis ei ole sinu asi muretseda ja sinu meelevallas, mis isa on ise mõelnud, mida sina sellepärast, kui minagi seda ei tea, eks ju? See oli, Piibel ütleb, et seda ei tea isegi Jeesus, millal ta tagasi tuleb, eks ole. Nii et kujutage ette, kuidas apostlid või need jüngrid reageerisid siis, kui nad läksid Johannes ja nad läksid, Jakobus läksid sinna, ühesõnaga, kes need Peetrus oli, läksid sinna mäele, mäletate? Ja siis seal mäel oli ju Mooses, Eelia oli, et oi, siin on nii hea, nüüd hakkame, teeme siia telgid, nüüd me jäämegi siia. Ta oli ära unustanud kõik selle, mis Jeesus rääkis. Kõik see nagu, kus see kuningriik, kui nad ütlesid, siin on hea olla, teeme siia nüüd selle, eks ole. Meist piisab, siin on Jeesus, siin on Eelia, siin on Mooses. Pole neid teisi vaja. Aga samas need teised juudid ütlesid, kuule, me tahame kuningriiki, sa ju rääkisid, prohvetid rääkisid. Aga ma arvan, et me ei saa päris asjadest kõigest nii üdini aru, nagu see on. Ja selle kaaluks ma tahan sulle lugeda ette, mida Jumal ja Jeesus tahavad, mida nemad igatsevad, mida nemad unistavad. Üks asi, mida nad kindlalt unistavad, on see, mis Kristi luges. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja peate olema minu tunnistajad. Kus iganes sa elad, oled sa Jeruusalemmas, Paliveres, Türgis, Saaremaal, Viljandis, sa oled tema tunnistaja. Oled sa tööl või oled sa poes, kui on võimalus, tunnistad temast. Matteuse evangeelium ja 23. peatükk. Ja salmidest 37 hakkame lugema kuni 39. Siin on üks koht, kus Jeesus nutab või Jumal. Ta ütleb siin väga selgelt, vaata ma ütlesin, mis on tema mureks, mida ta unistab. Ja kujutad ette, ta isegi nuttis. Mis korrad olid siis, kui Jeesus nuttis? Nüüd ma tahan kuidagi välja tuua, mida ta siis siin algab sõnadega. Kas sa, Kristi, on sul see lahti? Loe sina see koht 37 kuni 39 Matteuse 23. jah? Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibad alla, ent teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha, sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Tähendab, ta nuttis küll Jeruusalemma pärast,
aga mitte nende linnamüüride ja nende inimeste pärast, mida te teete seal linnas. Kas te ei ole aru saanud, keda te tapate? Mina tahaks teid nii väga koguda ja hoida, nii nagu tõesti kogub oma pesakonna tiibade alla, aga te ei taha, te lükkate eemale, ma pakun, te ei taha. Ja tegelikult see paneb Jeesuse kurvastama ja see pani isegi nutma teda. Ja nüüd üks teine koht, mida ma isegi ei ole välja võtta, Luuka 19:41, Jeesus hakkas nutma Jeruusalemma pärast, kui jüngrid vaikisid, hakkaksid kivid kisedama, mis ütlesid talle, see oli see koht, kus ta ütleb, et kui nüüd jääksid minu lapsed vait, et miks nad räägivad seda, miks nad kuulutavad, kui nemad jääksid vait, hakkaksid kivid kisendama. Või see koht, Luuka 16 ütleb niimoodi, et kui me ei ole pisemas, tunnistame, või teeme midagi Jumala tahtmise kohaselt. Sest kui tema ütleb, mida te teete, te justkui tunneks ära, et ma tahan teid aidata, ma tahan teid koguda, ma tahan, mida ta tegelikult siis tahab teha, kohe me jõuan sinna kirjakohani ka. Me vaatame tegelikult selle maailma eluolu peale ja tegelikult see maailma eluolu on ikka tegelikult tõesti rõvedalt kuri, on ju? Ja nüüd, kui Jeesus siin nutab Jeruusalemma pärast ja muidugi üks koht, kus ta veel nutab, ta nutab Laatsaruse pärast. Ta nutab Laatsaruse pärast, ma lugesin just, ma ei vaata, kus mul konspektis ka kuskile jõuan sinna, ja ta ütleb, mitte sellepärast ei nuta, et Laatsarus ju suri ära, sest ta ju äratas ta kohe ülesse, vaid ta nuttis sellepärast, et ma olen olnud seal nendega ja nad nagu ikka ei usu või kuidagi nad ikka ei mõista. Ja teate, mida ta taga otsib meie seest? Et me õpiksime tunnetama seda 6. meelt, seda vaimu, mis teie sees on. Kas te tõesti aru ei saanud, et ma tulin siia, te nutsite alasid ja tegelikult vaata, kui su lähedane sureb, ega sa väga ei mõtle muule, sa näed olukorda ja sa nutadki. Aga mingi aja pärast sa nagu olukorras, nagu saad selguse, rahuned maha. See ei jää nagu niimoodi, et vaata nagu Piibel ütleb, ütle mulle nagu see üks kes oli kohus täitja, ütle mulle sõna, mu poeg on aega, ütle mulle sõna. Ja siis sellest sõnast piisab. Ja teate mis? Jumal on oma sõna jätnud, aga teate, kui palju on tahetud just sama see kurjus, mis siin maa peal on. Jumalast on tahetud teha mingi siuke, esiteks mõni räägib mingi hallipeaga mehest kuskil pilve peal, see on täiesti absurdne, meie, kes me tunneme Jumalat. Aga kui me vaatame tõesti, kui palju on rõvedust ja mõni ütleb, kus see Jumal siis nüüd on, kui nii isegi pedofiilia, igasugused psüühilised, seksuaalsed vägivalda, mõrvad, marotöörlus ja selle kõige sees, et on kurjus nii palju, ta paneb meile pähe ka saatan mõtteid, sest me ju alles tilluti vist 3 või 4, me ütlesime, me selle vaimu läbi, mis Jumal on meie sisse pannud, ta ütleb, et ei ole isegi teadmata meil saatan mõtted. Tegelikult me tunneme nad ju ära küll, aga millegipärast esimese raksu mõtleme kohe vastu, aga tegelikult, ja teate, mis valesid veel on Jumala kohta räägitud, et Jumal on suveräänne, tema on selline, kes sekkub igal poole vahele, kui ta tahab sekkuda, et temal on see suveräänsus, tähendab seda kõrgem vahele sekkuja omadus. Tähendab, ta nagu kõrgemalt positsioonist, kaugelt kõrgemalt sekkub vahele. Aga mina olen Piiblist saanud aru, et ta on jätnud meile isegi vaba tahte. Ta ei tule vägisi. Mitte kuidagi moodi, isegi kui me tema on see kõrgem võim, tuleb ja lahvatab ja teeb. Teatud asju küll, ma olen näinud seda. Kui ta ikka tegi ja pani ikka puude seemned kasvama ja siis ta ei küsinud kellegi käest, kuule, kas sina, Kristi, tahad, et õunapud kasvaksid? Ta ei pidanud nõu. Ta pidas oma pojaga nõu. Nii, aga see oli vahele võige ja ma tahan nüüd juhtida sinna. Kõik, mis sünnib, vaata, üks mingi vale on veel. Et kõik, mis siin maailmas sünnib, kõik on Jumala tahe. Kõik on Jumal kirja pannud. Oled sa kuulnud mis ütlemisi? Ja minu meelest teatud aeg mina olen isegi niimoodi nagu kuulnud, et koguduses niimoodi on lausa õpetatud, et kõik on Jumala plaan, kõik Jumal teab, mis sa mõtled. Jumal
ta pritsib nagu sinna usklike mõistusesse niisuguseid valesid, et ja me võtame selle vastu, me üldse ei kontrolli pühakirjast. Sellepärast ma ütlen, see on minu piibel ja ma olen see, mis selles on öeldud. Ja tead, ma ei võta vastu seda, mis selles ei ole öeldud. Ma otsin, vahel ma võib-olla ei kohe seda sõna ülesse, aga mul on püha vaim juhi ja tead, kui hämmastav on see. Nii nagu ma ütlen, püha vaim juhi. Nii et ja osade usklike, isegi usklike, mitte maailma, osa usklike silmis on jumal türann, maniak, kes võttis ja kirjutas sellise kohutava stsenaariumi. Kui sa mõtled praegu, mis siis toimub, sõda siin, sõda seal ja kui sa hakkad vaatama seda Vana Testamendi ja seda ajalugu, no ei ole seal ka midagi kerget olnud. Nii et siis tegelikult ta arvestab sinuga selles paigas ja sellel maal, kus sa oled. Ja tegelikult Piibel ütleb väga, inimese poeg tuli, et purustada saatana nüüd. Ja nüüd me ütleme, ta kirjutas ise sellise stsenaariumi. No jätke järele. Kuidas me siis ikka nüüd niimoodi? Apostlite teod 10.38, ma loen selle kirjakoha. Kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega. Vaat see sama, mida ta ütles, oodake, ma võian teid püha vaimuga. Püha vaim tuleb teie peale, sama püha vaimu väega, kes mööda maad head tehes parandas kõiki kuradi poolt rõhutud, sest Jumal oli temaga. Siis ei saa ju keegi öelda, et kuule, haigus on sulle nüüd nii öeldaks iseloomu muutmiseks ja parandamiseks. Jätke järele. Meil on sõnas nii selgelt öeldud, mida Jeesus tuli. Me ütleme, Jeesus tuli looma siia rahulikku kuningriiki. Minule isiklikult näita tuli täiesti nagu lahinguväljale mu meelest. See nagu, kuidas siis, kui see on Jumala tahe, et me oleksime haiged, kui see on Jumala tahe, et inimesed kannataksid ainult, siis miks ta selle vastu hakkas võitlema kohe Jeesus? On ju? Ta hakkas ju selle vastu esimese asjana, kui ta tuli, ta hakkas kohe selle vastu võitlema, või nägi kellegil on. Jeesus tuli lahinguväljale, näitas, et isa tahe ja kordagi ta ei läinud mööda ei ühestki haigest ega pidalitõbisest. Vahepeal oli küll neid, kui ta ei eiras kedagi, aga see oli ka, ma usun, see on mingi siuke tark taktika. Jeesus ei öelnud, et ma ei saa sind aidata. Ta küll hakkas vestlest endaga, teatud oli nagu vimkaga jutud, aga ta ei öelnud, et ma ei saa sind aidata. Ta ütles, oi tead, isa tahe sinu jaoks on see, et sina terveks ei saaks. Sina pead nüüd terve elu olema haige. Ta paljastas, et selle autor on vaenlane, et see on saatan. Ja teate, mina olen isegi kuulnud siin, ma ei tea, kas teie ka, aga et on jutlustajad, kes isegi on juuda ära päästnud. Ja keegi tark jutlustas, oi, mis sa juutast räägid, ma olen isegi kuulnud üks jutlustus oma jutlustus, ta on saatana ka juba ära päästnud. Nii et okei, nii siis, kui see oleks nüüd Jumala plaan, miks siis Jeesus, kes oli kõrbes kiusatud, ütleb väga selgelt Jumala sõna. Ta kiusas Jeesust ja kui ta 40 päeva oli paastunud, siis kurat kiusamise oli lõpetanud, jättis ta mõneks ajaks rahule. Eks tähendab, üks asi, mida me siin eelmistel kordad, meil on, Jumal ütleb, ma võian teid. Teil on üks eriline võidmine, ma annan teile väe ülalt taevast, teil on antud see taevane vägi püha vaimu kaudu, et on olemas teatud vaimulikud relvad. Seista usus, paastuda, palvetada, vahel on võitluspalve, vahel on tõesti siuke deklareerime, tähendab kuulutame. Vahel isegi kristlased õigustavad endid, kui nad ei ole seda teinud, mis ta peaks tegema. Oi, tead, mina ei ole selline inimene, kes võitleb. Vaata, mina olen ikka niisugune tagasihoidlik inimene. Aga ole siis nendele toeks, kes võitlevad. Tule ole kaasas. Niisiis, ma jõuan praegu oma jutuga sinna, et meie ülesanne ei ole pingsalt jälgida, kuidas Jeesus ja tema kuningriik tuleb siia maa peale. Kuna ma just nimetasin, et juudid olid täiesti veendunud, et ootamine on nüüd, kui Jeesus oli siit just minemas, veel oli maa peal, kui 40 päeva, siis nemad olid täiesti veendunud, vaat nüüd nemad on jõudnud kätte see kaua oodatud päev,
et sina nüüd, Jeesus, ütle, me panid isegi Jeesusele sõnad suhu, ütle nüüd, et nüüd tuleb see kuningriik. Nüüd saavad roomlased vastu pükse, nii et tolmab. Nüüd saab kinnitatud, et meie kuningriik on siin, sest juudid tahavad õitsengut, au, soosingut. Luuka 17, 20 ja 21. Tead, huvitav on see, et variserid küsisid, millal see kuningriik siis tuleb. Ja me loeme vastuse, Kristi loeb. Ega öelda ei näe. 17, 20 ja 21. Aha. Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt. Ops, peate seisma. Jumala riik ei tule ette arvatavalt. Me just rääkisime, mis ei ole inimese pähe tulnud, mis ei ole inimese kõrv kuulnud, mida silm ei ole näinud, ette arvatavalt. Me ei suudagi seda ette arvata. Ära üldse proovigi kuidagi moodi arvata, sest sa ei suuda seda välja mõelda. Pole vaja. Edasi. Ega öelda ei näe siin või seal, sest ei näe, Jumala riik on teie seas. No nüüd sa said küll lopsu. Sina arvasid, et ootame, kui tuleb kuskilt taevast alla maa peale või ise läheme üles taevasse. Ja nüüd ta ütleb siin selgelt, ei näe siin ei ole, ei seal ei ole, vaid Jumala riik on teie seas, teie sees. Ja nemad ootasid ja võib-olla meie oleme ka oodanud, siis täna ma tahaks selle vale küll nagu ütleme ära lõpetada. Me ootame, et millal Jeesuse kuningriik hakkab domineerima maa peal, aga vaata, see on õige ootus. Sest kui koguduses saab Jumala võitmine domineerima, inimesed saavad terveks. Sellised aegu on Eestimaal olnud, kus vangid pandi kinni, külade viisi inimesed, kes olid kõrtsus joonud, laaberdanud, läksid kirikusse, kirikud olid rahvast täis, sest nad janunesid Jumala vaimsete asjade järele. See ei ole utoopia. Nii et see, et niisugune mõju, kuidas me mõju avaldame selles piirkonnas? Ma tean vähe suuremad kogudused, nad on rajanud rehabilitatsioonikeskusi. Mina tean, et meie konfessioonil on Lootuse küla, kus tõesti inimesed, kes on sõltuvuses. Me tihti ütleme, imeväel seal on imevägi ka mängus ja seal on otsus ja seal on harjutamine. Sõltuvus ei ole, mõni ütleb, jah, võib saada plaksuga, jah, võib, aga mitte kõigil ei ole ühesugune retsept. Sellepärast küll on hea, et on need keskused. Küll on hea, et naistel on turvakodud, kuhu nad saavad peitu pugeda, kui on kurjad kodused tingimused. Nii et võimsat tegu. Vastame siis sellele ka Jumala sõnaga. Luuka evangeelium, 12. peatükk. Kas äkki, vaatame, kumb ennem leiab. 12 ja mis? Luuka 12 ja 29. Kuni 33 võiks täitsa lugeda. Või 32. Jah, 29. Nii, ma võin lugema. Jah. See oli 29. Ja 29 kuni 32 just. Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Pigem otsige tema kuningriiki ning siis antakse kõik see teile pealegi. Näete, otsige minu kuningriiki. No siin samas me ju rääkisime, mis sa sellest kuningriist otsid, aga kui Jeesus ütleb oma sõnas, see on sinu sees, tähendab, sa pead tegema püha vaimuga koostööd. Sul on see püha vaimu tunnetus sinu sees, sest et kui oli 4 pühipäev ja püha vaim langes, mis siis juhtus? Tuleta teelde, kui see oleks näiteks tänapäeval juhtunud, mis siis oleks olnud? Siis oleks TikTokis olnud, oi vaata, nüüd on täitsa purjus seal ise pühad mehed, nüüd täitsa purjus. Ja Peetrus tõuseb üles, me ei ole purjus, alles päev on, me ei ole midagi sellist. See on hoopis teine. Kõike tahetakse selle, nagu öeldakse, inimlikult
nende liha asjadega ära seletada. Tähendab, millest meie aru ei saa, siis see pole olemas. Ja teate, kui väga sageli oled võib-olla sina saanud Jumala käest mingi tunnetuse või mingit tarkuse sõna mingis olukorras ja siis tulevad keegi, võib-olla väga head sõbrannad, kes tahavad sulle head, aga neil ei ole võib-olla seda sama vaimutunnetust. Nad ütlevad, ära sa seda kindlasti tee või seda. Ja sinu vaimus on. Mul tuleb, Kristi, praegu sinu näide meelde. Sinu vaimus oli täpselt see selge tunnetust. Ei, ma ei lõpeta seda ära. Ma jätkan sellega, eks ole ju. Sa tead, millest ma räägin. Nii et ja tegelikult väga tihti, umbes nii, et kui me oleme, siis meil peab alati olema seda kulda ja hõbedat. Keegi pole öelnud, me peame vaesed olema. Piibel räägib väga selgelt, kui kedagi on vaidata, aita. See ei tähenda, et me võtame nüüd massiliselt, müüme oma kinnisvara ära ja siis me elame siin pead jalad koos kirikus. Aga mõnel kogudusel polegi üldse oma maja. Nemad elavad üüripinna peal ja see on ka neil ainult teatud tundideks. Mis nemad siis tegema peavad? Siis nende puhul Jumala sõna ei kehtigi või? Meie saaks ainult kokku joosta. Igaüks vastavalt tema vajadusele. Ma arvan, et see on ikka rohkem nii, et kuigi meil on tark ja mõistlik meel antud. Meil ei ole sõge vaim, meil on tarkuse vaim. Ja kui Peetrus ühte halvatut, kes seal templi värava ees ütles niimoodi, et hõbedat ja kulda mul ei ole. Ta ütles sirgelt välja. Hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma sulle annan. Jeesuse Kristuse Naatsaretlase nimelt tõuse püsti ja kõnni. Ja ta oli sündinud täiesti jalutu. Ta viidi igal hommikul sugulaste poolt sinna almust koguma. Mul on välja, loen siit, mul on välja kirjutatud siia Apostlite tegude 21-20. Seda kuuldes ülistasid nad, sest et juhtunud oli väga palju imetegusid. Ja siis selle tulemusel nad ülistasid Jumalat ja ütlesid Paulusele, vend, sa näed, kui mitukümmend tuhat juuti on saanud usklikud ja need kõik on innukad Moosese seaduse pidujad. Ja muide, see ei ole mitte mitu tuhat, see oli valesti, kuskilt ma lugesin, kuskilt seletus, et ei olnud mitte mitukümmend tuhat, vaid seal oli mitmekümneid tuhandeid. Nii et seal oli 20 000 või 17 000 niimoodi, et siin on ka tõlkimise viga. Igas eluolukorras, kus me oleme, ütleme niimoodi, nii, lähme nüüd sellesse apostlite aega, nemad olid Jeesuse võrratu õpetajaks, on nüüd 3,5 aastat tema õpilased ja siis nad küsivad ikka jaburad küsimusi, siis meie võime niimoodi mõelda, me oleme siis ikka täitsa tublid poisid, eks. Aga nendel ei olnud piiblit, aga meil on Jumala sõna iga päev käeulatuses. Nii et ära vabanda välja, et see aeg oli eriline aeg ja nüüd on vähem erilismes. Et igas olukorras, kus me oleme, on meil kasv ja areng. Kas sa tead, et me keegi ei ole sündinud siia maailma, et me ei ole beebiseisust läbinud? On ju? Aga vaimulikus olukorras on ka, elus on ka nii. Kindlasti tuleb sul meelde see kirjakoht, mis on Ilmutuse raamatus ja seal väljendatakse, tead, tekib niuke tunne. See on võib-olla minu enda jaoks küsimus, võib-olla teie jaoks ei olnud üldse peatükk Ilmutuse 4 ja 9. Ja iga kord, kui olevused andsid au ja austust tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid 24 vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti, heitsid oma pärjad trooni ette hüüdes. Sina, meie issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust väge, sest sina oled loonud kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. Ja nii nagu piibel ütleb, et Jeesus on ka seal Jumala tahtmisest, sest tema oli see, mis ennem oli sõna ja siis ta sai lihaks. Ja kujutad ette, mõned on nii hästi teeninud Jumalat, et on jäänudki raukadeks või? Kas siin on mõeldud selles mõttes elatanud? Vaat just siin on mõeldud seda, et nad olid vaimulikud, küpsed, nad on täisealised, nad olid vaimulikud, sest et mina olen aru saanud, et kõik, kes kunagi üles tõusevad või taevas on, nad on enamasti oma kõige paremas nooruse eas. Ja mille poolest nad on nii hästi teeninud, et nemad ei raukadeks või? Ma arvan, et see on teine tähendus sootuks, eks. See oli minu enda jaoks nagu ilmutus, kuigi see võib-olla nii väga otseselt teemasse ei puutugi. Nii et ma tahan sulle öelda, ta arvestab sinuga, et sa saaksid kasvada vaimus. Tema, Jeesus oli lihaks saanud kõik võimas, kõikjal viibiv, suveräänne ja ometigi nuttis, eks ju. Vaatame Jeesusele tõe silmadega.
Jeesus on ju tõde. Ja ta on tee ja elu, eks. Ja kui tema nägi häda ja viletust maa peal ja oi, ta ei öelnud, see on minu isa tahe, tead, isa suveräänne plaan on, et te oleksite siin niimoodi. Jeesus ütleb, mina olen tee tõde. Tõde on Jeesus, sõna sai lihaks. Jumal ajab, ja me ei saa öelda, Jumal ajab kõik ise korda. Tead, meil on ka siin vastus. Tead, kui huvitav, ma lugesin, mitte ei kuulnud, vaid lugesin ühte lugu ja seal räägib Lester Sumralist. Olete kuulnud seda nime, eks ju? Tuttav nimi. Nii, tema teenis ammustel aegadel ja tema koguduses, tema pastor ja rääkinud kurjast vaimust mitte midagi, ütles, et saatan on üks kuidas see kõlas umbes nii-öelda, üks loll kukk või umbes mingi siuke väljend oli, ma ei tea, kas mul nüüd õigesti on meeles, aga mingi siuke fakt, no mitte midagi ütlev. Üks loll kukk on saatan ja tema läheb siis sinna Aafrikasse suured jälle, tohutu rahva hulk on seal nagu terve staadion või niisugune suur maala on rahvast täis ja seal äkki tuleb, kui tema teenib ja jutlustab, tuleb nõid, kohalik nõid. Tuleb sinna täpselt lava ette, viskab ennast niimoodi pikali, temast saab nagu tunne, nagu ta oleks nagu kange laud ja siis ta tõuseb sealt püsti ja siis ta tiirutab selle kohal, kus ta lendab. Ja siis ta ütleb, ei, see sõna nüüd küll, et ta loll kukk on, see küll ei vasta tõele. Siin peab midagi muud olema. Ja siis ta oli seal, nägi, kuidas see lendas nagu inimene, nagu oleks tead nagu laua peal, niimoodi tiirutab üle selle koosoleku ta jutlus. Keegi ei kuulnud teda enam, kõik vaatasid seda. Ta ütles, ma olin ka seal, ja see jutt, mis ta tunnistus, ta ütleb, püha vaim, vaat siis oli vaja püha vaim, mis ma nüüd teen, püha vaim, seo ta kinni. Ja ta sidus ta kinni ja lendas lätaki sealt niisama, nii et need teised nõiad, kes siis temaga kaasas olid, ta ei tea, mis sellest olukorrast sai, ta ei ole pärast kuulnud, aga need tulid nagu tema jüngrid tulid ja loistasid ta minema. Aga kui me räägime see, et saatan tembutab ja on reaalne, me ei saa olla lollikesed ja ullikesed ja arvata, et ta ei tegutse. Kui Jumal on meile öelnud, et kuule, te teate isegi ta mõtteid. Ja nüüd, kujutad ette, kui Jeesus oleks nüüd see, et ta ei taha, et terveks saaks. Jeesus tuli maa peal, mida ta hakkas tegema kohe? Naine oli haige olnud 18 aastat, ta oli kõveras, ta ei olnud kunagi ennast päris sirgu ajanud, see on Luuka 13:16. Ja see oli veel laupäevane päev. Ja kui me nüüd räägime, tuleb täita kõike käske ja reeglid. Vaata, kuidas Jeesus tuleb ja täidab neid käske ja reegleid nagu normaalsuse piirides. Miks ma ei või oma tütart, ta ütleb nii ilusti selle kohta. Naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja siis hakkavad jüngrid ütlema, et kuidas sa võisid teha ta üldse terveks, sest et laupäev on. See Abrahami tütar, keda saatan 18 aastat oli hoidnud ahelas. Siin on selgelt Jeesus ütleb, kes teda ahelas hoidis. Ei oleks tohtinud sellest köödikust saada laupäeval vabaks või? Ära kunagi enam õigusta. Saatan on reaalne vaenlane, aga ma tahan siia vahele öelda. Jumal andis sulle mis asja? Väe. Eks ju, võta see, nagu me ütleme, võidmine, pühavaimu vägi, pühavaimu juhtimine, halvatud meest, Luuka 15:8, mina just lugesin seda kohta kodus, kandsid kanderaamiga, nad isegi lõhkusid, ma ei tea, kuidas nad selle mehe nõusse said, kujutate, kui sa oled kodus ja halvatud, sa tahad et su sõbrad võtaksid su kanderaamiga, kõnniksid suga keset tänava. Nad pidid kuidagi selle mehe ikka nagu nõusse saama ja siis lõhuvad veel katuse ka ära Jeesuse kohalt. Ja siis lasevad selle sõbra alla ja mis Jeesus talle ütleb? Su patud on sulle andeks antud. Jeesus ei publitseeri tema patte. Ta sai teada, et patt on põhjus, miks inimene on haige. Kui me vahest unustame ära, et nagu haigus oleks nagu privileeg, ma olen ju haige. Ma hellitan seda haigust, ma ikka teda väga ma ei saa sinna minna, ma ei taha sinna minna, mis iganes. Aga kui Jeesus tegi nii, miks siis mina peaks sellesse teisiti suhtuma? Võtke kogu sõjavarustus, mis teile on antud. Ta ütles, ainult see mees teadis, mis pattu ta oli teinud, sest Piibel ei räägi absoluutselt, mis oli see patt, mida see mees tegi, et ta halvatuks jäi, eks ju.
aga Jeesus ja kui ta ütles talle, su patud on sulle andeks, siis see mees ja Jeesus teadsid, mis need olid, eks. Nii, et meil on sul vaja teada või? Ei ole vaja. Kui inimene oma patud tunnistanud, siis Jumal on aus ja ustav ja samasugune lugu juhtus, aga mitte üldsegi niisugusel neutraalsel territooriumil, vaid niisugune koht oli Betseta tiik ja see öeldakse, et seal käisid nagu ebajumala teenistus, see oli pigem minu meelest kas mingi viljakuse või oli see mingi siuke koht, kus oli hoopis nagu teised teenistused, nagu mingi ebajumala teenistused käisid, see oli lausa üks klooster. Mingid ajaloo, need räägivad seda. Nii et tegelikult, kui ma nüüd tänapäevases keeles ütlen, et Jeesus läks kõrvalfirmasse, vaatama, kuidas seal äri läheb. Ja siis ta vaatas, oi kullakesed küll, kõik on labakil maas, kõik haigeid täis, suur püha koht nende arvates, kõik hirmsti teenivad ja tulevad just ja siis pidi just ingel ka veel tulema. Ja siis ta teab ja vaatab just keda. 38 aastat oli see mees olnud. Oma otsusega, oma patuga ta oli avanud ukse saatanale. Ja saatan tuli sisse. Ja ta oli seal alutu. Ta valis patu ja saatan sai ligi. Jeesus ütles, vat täna tõuse, eks. Ja ta luupeksed said tugevaks. 38 aastat. Kui me räägime, kas Jumalal ei ole, kas sina ei ole Jumala plaanides, kas sa ei ole Jumalal meeles. Jumal on selline isa, kui ta midagi lubanud, ta täidab seda. Aga meil on lihtsalt see meie mõte. Meie arvame, et nii tuleb. Ei, see küll ei sobi. Vaat see asi ikka, et laupäeval nüüd kedagi terveks teha, meie tänapäeval muidugi see ei ole meie jaoks probleem. Meie teeme tööd ka pühapäeval ja mis iganes päeval. Ja tõesti teemegi ja me ei tee sellest omal nagu ütleme süütunnet, sest et kujutate, kui sa töötad graafiku alusel, sul on pühapäeval tööpäev. Ma teen pattu siis, kui ma tööle lähen. Ma arvan, ma saan töölt kinga, kui ma niimoodi teeks. Ma arvan, et siin on vaja tarkust, jälle see sama. Püha Augustinus, kes elas 4. sajandil, oli teoloog ja tema rääkis välja sellise õpetuse, et Jumal on selline suveräänne Jumal, kes kõik ette oli ära planeerinud ja idamaa Jumalat räägib meile, et tohutult tuleb kannatada. Aga Efesuse kirjutab, kullakesed, teil on siin raskeid päevi tuleb. Jumal teadis seda. Raskeid päevi tuleb. Sellepärast ma teile pühavaimu jätsingi. Võtke kogu sõjavarustus. Teil on vaja Jumala sõna. Teil on vaja vaimu mõõka. Teil on vaja usku. Teil on vaja tõesti seda, võib-olla vahest sõpragi kõrvale. Võtke. Ja tulevad kurjad päevad. Ja veel ühe niisuguse enda jaoks ka, ma mõtlesin välja ühe asja, ühe müüdi. Hiob ütles, ta oli Jumala meele järgi mees. Ja Hiob ütles, ja kujutate, nüüd kui paljud õpetavad seda õpetust. Hiob ütleb, Jumal andis ja Jumal võttis, Jumal andis ja Jumal võttis. Vaata seal ühes kohas ta ütleb, sa oled kindlasti lugenud, mul ei ole see kirjakoht praegu silmade ees, ma ei kirjutanud seda üles, aga vaata ta ütleb seal niimoodi, et kui sõbra, et kõik oli talt ära võetud, lapsed ja tervis ja kõik ja naine jättis ka, siis ta ütles, Jumal andis, Jumal võttis. Niisuke tunne, nagu selle taga oleks Jumal, aga kui ma nüüd täna nende näidete ajal, mida ma olen rääkinud, miks siis Jeesus tuli? Jeesus tuli, et tühistada kuradi tööd, siis ka see Hiobi sõnum oli ainult Hiobi arvamus. See ei olnud Jumala arvamus. Vaata tihti niuke tunne, inimene ütles, inimene arvas ja me jääme seda inimest uskuma, sest me üldse ei vaata Jumala sõnast, mida see inimene siis tegelikult, inimesel võis olla isiklik kogemus. Ja ta pani selle sinna kirja, aga mis ütleb Jumala sõna? Muidugi teoloog Calvin tegi ka väga palju hereeseid, mõtles välja. Nii et isegi 5. Moosese raamatus Vana Testament ütleb niimoodi 30:19. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu ja sina ja su sugu võiksite elada. Tähendab ikkagi, meil on valikuvõimalus. Joosua 24:15, seal oli just tegemist igast teiste maa inimestega, kes olid teisest rahvusest ja just see kontekst, mis seal ennem seda oli. Ja siis ta ütleb, teie valige, keda te tahate teenida, 24:15 Joosua, aga mina ja minu pere, me teenime Issandat. Jumal tahab, et kõik saaksid päästetud, tuleksid tõetunnetesse.
Jumal teab, et lõikust on palju töötegijad vaja, ta ütleb, paluge selle pärast. Ja tead, ma ütlen sulle täna midagi. Me tahaksime olla töötegijad. Me oleme seda, aga et neid oleks veel rohkem, me tahame, et meil oleks rohkem töötegijad, on ju. Ja tegelikult kirik või kogudus on meie kutsumine. Jeesus, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele, on Tiituse kirjas 2.11. Ja mõned ütleb, oi, et see Jumal venitab seda asja, teeb nii hirmsasti. Aga Piibel ütleb, no nii kui öeldakse, jaa, me vaatame ka, lubas tulla, muudkui näika ei ole tulnud. Aga Piibel vastab, mitte meile, oh jaa, mulle tundub ka, ta on hiljaks jäänud. 2. Peetruse 3.9. Kas sa leidsid? Jah. Issand ei viivita tõotust täitmast nii, nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Amen, eks ju. See ongi see, mis meil on öeldud ja me mõtleme viivitus. No ei ole siin viivitust. Teate mis? Üks huvitav asi, kui sa Jumalaga koos käid ja Jumalat teenid. Sa oled koguduses. Siin on palju erinevaid inimesi. Ja juhtub ka niisugust asja, et keegi võib-olla on sinu suhtes tähelepandamatu ja mõned on teinud sellest kogudusest niisuguse müstilise koha, et meil on niisugune, et ühesõnaga kõik, kes siin koguduses on, nemad peavad toimima nii, nagu sina tahad. On ju? Me oleme seda kogenud. Ei, siin ei ole mingit armastust. Kujutad ette, aga üks kord oli, mis sulle tundus. Ja teate, kui huvitav on see? Ja mis inimesed siis teevad niisugustel puhkudel? Nad ütlevad, ma solvun ja ma lähen siit ära. Ja teate, saatanul on ülihea meel. Sa oled ilma sellest, mille kohta Jumal ütleb, et neil oleks elu ja kõiki ülirohkesti. See küllus, mille poole sa kasvad, täpselt samamoodi nagu Jeesuse jüngrid, nad läksid erinevatele maadele. See on hämmastav. Ma mõtlen, ma tõesti praeguses hetkes, kui ma olen nii vana kristlane, nagu ma olen, ma mõtlen, et kas ei ole kummaline? Kuidas on võimalik, et seda on proovitud nii palju kustutada, nii palju isegi kristlasi tappa, kõike, mida on proovitud teha, ja see toimib. See ikka veel eksisteerib. No mis imekombel see toimub. Ja Piibel kui raamat. Ma mäletan, et minu vanaisa rääkis ühte fakti, et sõja, kui hakkas siin sõda, tema käis 2 mobilisatsioonist läbi ja ütles, et siis nad leidsid, kui vist esimene mobilisatsioon oli, leidsid, nagu ta oli noorukene siis, ja leidsid keldrist raamatut, mis oli keegi, kellel oli kirjandust ära peitnud, ta ütles, see olid sellised vägevad raamatud. Ma polnud näinud ega kuulnud neid. Ta ei olnud, tema oli kõva lugeja, aga nii, et tema ütleb, et mina ei olnud neid raamatuid kunagi näinud, aga kujutate, kui neid poleks sealt keldrist tulnud, ta poleks teadnudki, et need trükitud. Eks samamoodi peideti ära ja mõni raamat kaabki ära. Aga kujutate, et Piibel on alles püsinud. Nii et meil on antud eriline käsk armasta oma Jumalat ja armasta oma ligimeest. Ja tead, ma võin sulle öelda, meil on 1000 põhjust solvuda. Mina sel ajal, kui ma olen Jumalat teeninud, isegi mul on olnud põhjus solvuda Jumala väga suurte jumalameeste peale. Nad on midagi öelnud sellist. Aga tead, ma olen aru saanud, minu sees on vaat see sama 6 meel. Ma ei saa. No nii, kui te niimoodi teete, no ja, siis ma lõpetan teenistuse ära. Siuksed mõtted mul on peast läbi käinud. Aga kuna ma tean, mis on Jumala vaim minu sisse rääkinud, siis see, mida sina kuskilt kõrvalt ütled, sest sina arvasid sealt positsiooni pealt, kus sina olid, et sa võid seda teha. Sa võid võtta ja teha, mis iganes sa tahad teha, aga tegelikult tal ei õnnestunud see. Neil ei õnnestunud see. Ja mis mina pean tegema? Minul oli õigus. Ei, ma annan andeks nii endale kui sellele, sest ma ka solvusin see hetk. Mõni tuleb kogudusse ja võib öelda sulle, oi, sa oled liiga kõhna. Teine ütleb, no sinul on ikka juuksepahmakas. No ta oli, et ma niigi silun, kogu teen seda, kuidas seda nimetatakse, triikimine, eks ole.
teine näeb kurja vaeva, teine seal kõrval ütleb veel niimoodi, kui sul on vägevad juuksed ja lopsakad. Noh, teised ühtepidi, et me olemegi erinevad ja tegelikult me peaksime olla selles mõttes, et selle peale ei ole vaja solvuda. See ei ole solvumise põhjus. Evangeeliumi sõnum tõesti armastab meid ja tead, sa pead ühte asja, sa väärid Jumala armastust. Sa väärid, näiteks kui kellelgi inimesel on väga halvad isiklikud kogemused halbade suhetega, no ongi lahutatud, ütleme näiteks ühe näite ja ta on emotsionaalselt, ütleme, ta peab hakkama saama, kasvatab oma lapsi ja teate, naised sellises olukorras, teate, nad on, ma ei tea, kus kohas, ma ütlen, sellel emotsioonil solvumine ja vihastumine, sellel emotsioonil on vägi. Ja see vägi paneb naised liikuma, ärisid avama, nad teevad niukse vingaaliga, aga see ei ole see impulss, aga sellel on jõud. Tegelikult sellel on päris suur jõud, vihastamisel on ja teate, kui midagi on mulle Jumal õpetanud, siis päris esimesest päevast, kui ma Jumala juurde tulin, on ta mulle õpetanud andestama ja armastama. Andestama ja armastama. Andestama ja armastama. Ja ma näen, et see õppetund käib ikka vedasi. Kujutad ette, kui selle naisel olid, või ütleme see sama 18 aastat, nagu ma tõin siin enne näite, 18 aastat oled sa olnud küürus ja siis sul tuleb mõte, ma tahaks puudutada Jeesuse 6 palistust või mis iganes või Jeesus puudutas teda. Ja siis sa mõtled, ma ei tea üldse, mis puudutus tähendab, mu ihu ei ole kunagi tundnud kaastunnet, sest ma olen nii pikka aega olnud küürus ja mu vaate on ka olnud niimoodi, sest kui sa oled päriselt pole sirgaeg. Ja siis sa mõtled, kõik ignoreerivad mingi või see naine, kes veretõbine oli, kõik oma raha ta on ka veel ära kulutanud. Ja siis ta tahab Jeesuse palistust, ma lähen ühest asjast teise kohe niimoodi automaatselt üle, ja ta tahab Jeesuse palistust puudutada. Ja kõik rahvas on ta ümber. Ta ütleb, nüüd on ikka täiesti, vaata kuidas, ütleme, võiks ju solvuda. Ja siis ta läheb sinna Jeesuse lähemale. Jeesus ütleb, kes seda tegi. Kujutad ette, mis tunne see võib olla. Sa võid ju ka solvuda. Näiteks, kui meie tuleme kogudusse, meil on siin mingi külalisjutlustaja ja räägitakse imede mees ja sina, kes oled tulnud siia oma suure haigusega, mina olen käinud ühel teenistusel, mitte meie kogudus, vaid ühes teises koguduses. Ja ma tean, et see noor naine on mitmeid kordi käinud eestpalvel ja ma ei tea, mis seekord juhtus, aga ta ei saanud terveks, mida ta lootis ja ta lihtsalt üüratult ahastusega nuttis. Ja nii nagu pärast ma temaga vestlesin, ma nii solvusin, miks Jumala vaim või miks see, selle teise kaudu ei toimunud. Ja niisugused solvumised juhtuvad meil ka, eks ole. Miks keegi meid tähele pane, miks keegi ei tee must veel tead, aga selleks ongi see Jumala 6. asi meie sees, see püha vaim, ära anna alla. Ma tean, kuidas üks noor naine, see on näide, mis on reaalne näide, aga lihtsalt mina ei ole pädev, sest minuga ei ole see juhtunud. See on teiste töötegijate pagasist. Nii, et suured kogudused olid ja keegi naine, noor naine küllaltki ja tal oli seal mingi suhe ja anti siis nõu talle ja siis ühesõnaga tegelikult anti nõu niimoodi pealiskaudselt üldse ei süvenetud, et umbes, et kuna seda pastorit oli, see oli külalispastor, teised olid teda mõjutanud mingi eeljutuga ja ta oli nii just teeninud ühte inimest teist ja siis tuli see ja ta andis talle sellist nõu, et mine nüüd kogudust ära, tee oma asjad korda. Ja kujutate, mis tunne selle noore naisel, mis oli, ta läkski kogudusest ära, aga temalt sees hakkas tööle see 6. asi. Ma ei jää ära, ma ei loogu Jumalast, mis sest nemad. Teate, kui paljud inimesed võivad sinu elu kohta öelda täitsa valesid asju. Nüüd sina pead, see on sinu püha vaim, sinu Jumalaga. Ära loobu sellest, mis tema on sinu sisse vanna. Ära mine sellele eksiteele. Kujutad ette, mis on sõnum meie kogudusele, teie ustavuse peale tuleb palju. Me ikka väga tihti näeme lausa niimoodi, sein jookseb vastu, mis asi ustavus tähendab. Meil on ikka tõesti seda õpetatud. Ja siis mõtleb, aitab, Jumal, aitab küll, 31 aastat juba, no nüüd on küll juba mõõt täis. Ei ole. Jumal ütleb, sel peal tuleb paljud. Selge, me jätkame. Ei ole siin midagi, et me jätame pooleli. Muidugi väga ilus lugu ja samas väga hämmastav lugu on 1. Saamuli raamatus 1.13. Vaatame, kummest jõuab enne.
esimese Samueli 1:13, see on lugu Hannast. Et mina kogu aeg ei räägiks, siis Kristi ka vahepeal loeb. Kristi on siin mul sellele kõige lähemal, nii et sinu hääl peaks kostma küll. Sest Hanna kõneles südames, üksnes ta huuled liikusid ja ta häält ei olnud kuulda. Aga Eeli arvas, et ta oli joobunud. Ahah, ja mine nüüd sinna algusesse, kus see lugu läks, mis see põhjus oli. See oli vist salm 2 või 3, ta ütleb, et Hanna oli nagu selle naise peale, ta mees väga armastas teda, ma ei jõua nii rääkida. Ka esimesest hakkan siis. Vist esimesest, jah, just. Oli keegi mees efratlane, prillid ette panema. Raamataim Sofimist, Efraimi mäestikust, Elkana nimi, Jerohami poeg, kes oli Elihu poeg, kes oli Tohu poeg, kes oli Sufi poeg. Temal oli 2 naist, ühe nimi oli Hanna ja teise nimi oli Pennina. Nii, 2 naist ühel mehel, ütleme niimoodi sirgelt. See ilus eellugu, palju kohanimesid, aga vaata, kui tähtis on Jumala jaoks, et need on täpsed faktid, eks? Miks see vajalik on? Meile, aga see on tõeliselt väga vajalik, eks? Ja nüüd on ühes, tänapäeval me ütleme, mis lugu see on, aga vaata, kui me räägime seda, Piibel on üks aus raamat. Seal räägitakse nii, nagu inimesed päriselt elasid ja käitusid. Nii, ja nüüd ma palun, et sa loeksid siis 2 erinevat naist, aga mõlemad kadestavad teineteist. Et Penninal oli lapsi, aga Hanna oli lastetu. Jah. Loen sealt veel edasi. Ja, et see mõttes. See mees läks igal aastal oma linnast kummardama ja ohverdama vägede issandale Siilos. Seal olid issanda preestriteks 2 Eeli poega, Ofni ja Pinnehas. Oota, jah, ma läheb pole pikaks see. Mitte pikaks ei lähe, Jumala sõna pole kunagi pikk, aga lihtsalt see, et räägime siis konteksti ära. Lihtsalt, et ühesõnaga Hannal ei olnud lapsi, teise naisel oli. Aga seal on üks lause, mis ütleb, aga tema mees armastas teda, ta näitas seda igati välja. Mis salm see on, ma ei tea täpselt. Seal on täpselt see salm. Aga Hannale antis ta ühe nähtava osa, sest ta armastas Hannat. Kuigi issand oli sulgenud tema ema. Just, täpselt. Ta armastas ja ta näitas seda armastust välja. Aga see teine naine oli kade Hanna peale, et tema mees nii armastas ja näitas seda välja. Temal olid jälle lapsed. Aga Hanna, me ütleme, et meie oleme selles olukorras. Ja nüüd see Hanna läheb sinna templisse ja kui Kristi luges alguses selle koha, et preester, teine palvetab silmaveega, et kobiseb nii kui oleks ja ta ütleb, kuule naine, sa oled purjus. No kuidas siis Hanna oleks võinud solvuda? Vaat siit maalt, mitte ühte palvet enam. Nüüd ma märsin siit välja. Ei, Hanna oli nii ahastus, sest ta isegi selgitas preestrile. Ei, ma ei ole viina joonud. Ma olen üks naine, kes on ahastuses. Ja ta pöördus Jumala poole, Jumal vastas talle. Hannal oli pärast selle veel lapsi, aga selle ühe lapse andis ta templisse kasvatada prohvet Samueli juurde. Ja kui me nüüd räägime, et võiks ju solvuda, eks ju, me võime nii hirmsasti iga asja peale solvuda, aga meil on see, ma olen andnud sulle selle 6. meele, teate mis, ükskõik mis sensatsioon, ükskõik mis raske olukord kuskil on, see püsib võib-olla kõige rohkem 10 päeva. Aga tead, needus kestab 3-4 põlve, aga õnnistus 100 põlve. Nii et teate, õnnistame oma lapsi, õnnistame maid, õnnistame oma suguvõsasid. Nii et jätka oma kutsumist ja teeni edasi. Nii, ma võin tõesti vahel teha ja minuga on see juhtunud, ajan oma huuled torru ja või mis iganes motsitan niimoodi ja olen solvunud ja aga tead, ma tean, et Jumal annab mulle revansi ja ma tean, et ma tulen sellest välja. Sest tead, mille ajal me tulen välja? Selle ajal, et Jumala sõna ütleb, anna andeks. Et mina ei tahaks andeks anda, sest sellel hetkel olen ma solvunud, siis ma ei taha midagi andeks anda. Ma tahan natuke aga solvunud olla, natuke aga aur välja jääda ja see on ka täitsa okei. Aja see aur välja. Ja kujutate, Jumal ütleb, ma annan sulle revansi. Miski on meid hoidnud siin. Miski on hoidnud mind selles, sa oled andnud meile vaimse meele, sa oled andnud meile väe meie üle.
meie tahaks ikka selle 5 meelega kõik asjad ära seletada. Aga tead, ei ole võimalik selle 5 meelega asju ära seletada. Lihtsalt ei ole. Meil on üks probleem. Meie mõtlemine jääb vahel kinni ja tead, kus kohta tema jääb kinni? Sinna, mis on meie kogemus. Isegi kui meil on head kogemused, siis meie mõte jääb sinna kinni. See võiks nüüd nii olla. Ja siis me lähme jälle täpselt sinna 5 meele peale tagasi. Aga sinu sees olev vaim tegeleb natuke suuremate asjadega. Küll on tore, et ta meile selle andis, eks. Ja nüüd ma tahan just nimelt võtame Galaatia kirja ja 3. peatüki ja loeks kohe salmidest 1-5. See on see, mis on juhtunud reaalses elus siin, kui me oleme andestanud, kui me oleme jälle uuesti leppinud. Aga kui kes meie motivatsioon on, sest Jumal on kutsunud mind, eks? Ma teenin teda, inimesed on kaasa arvatud, aga inimese me aitame nagunii. Nii, Galaatia 3:1-5. Ja ärme siis ole need mõistmatud galaatlased. Kristi loeb praegu. Mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud? Teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna. Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite vaimu seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu. Just, pane tähele. Siin küsibki, kas te saite vaimu seaduse tõttu, kas sul oli seaduslik õigus seda vaimu saada? Või ususõnumi kuulamise tõttu? Edasi. Kas te olete nii mõistmatud? Te alustasite vaimus, kas te tahate nüüd lõpetada lihas? Kas te olete ilma asjata nii palju kogenud? Kui see iialgi võiks olla ilma asjata? Edasi 5 ka. See, kes nüüd annab teile vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees, kas ta teeb seda seaduse tegude või ususõnumi kuulamise tõttu? Ahaa, kas niisama oled kogenud nii palju? Kas sa tõesti niisama oled kogenud? Kallikene, Jumal teeb meis tööd ja jätkab seda. Isegi siis, nagu meil on üks laul, isegi siis, kui ma ei näe, isegi kui ma ei vaata, isegi kui ma ei kuule, mis ta teeb, isegi kui ma aru ei saa, Jumal teeb ühte tööd, aga mina pean teda usaldama. Ja tegelikult see sõna peab nagu tundub ka nagu isegi sobimatus siia, kuidas ma pean. Ma ei pea mitte midagi. Tead, ma tahan, et ma peaks. Mul on täpselt siuke, ma tahan, et ma peaks, sest mu meelest on see nii oluline. Ja nüüd ma võtan korra veel lahti selle sama kirjakoha. Mul on üks kirjakoht veel, aga praegu võtame lahti uuesti selle 1. Korintuse kirja, mis kohe alguses meil oli lahti. Aga ma tahaks seda veel kord lugeda ja natuke sealt edasi. Võtame lahti nüüd jälle ikka selle 1. Korintuse 2. peatüki hakkame lugema 9. salmist. Kuid nõnda ja 9. kuni 16. koguni. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv ei ole kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Kujutad ette, kui põhjalikult ta seletab meile, et see püha vaim uurib Jumala sügavused ja kui ma vajan, siis ta toob selle Jumala sügavustest ja toob selle prohvetliku. Ma toon nüüd lihtsalt ühe täiesti, mina tean, kellest ma räägin, see on üks Siberis töötav naispastor, temale Jumal ütles, et hakka tegema naiste teenistusi. Ja lõpuks kogudus õnnistaski, ta oli ennem lihtsalt kogudus üks pastoritega, siis ta tegeleski ainult naistega. Räägingi selle siia vahele. Ja nagu me ütleme, et meie elame oma elu, tihti me ütleme, kas Jumal oligi välja mõelnud sellise stsenaariumi. Ta sai väga noored päästetud. Ta muidugi käis ka läbi, mitmed niisugused sõltuvusaugud ja mis seal kõik olid, aga ta võttis päästmise vastu ja praktiliselt kohe 23 aastat hakkas ta Jumalat teenima. Ja siis tuleb ükskord sõnum, et sa
hakkad tegema naiste konverentse ja sa teed neid 20. Ja siis siuke, ja mis sa mõtled, üks inimene, kellele Jumal ütleb neid Jumala sügavusi, et 20. Mis see tähendab? Ma olen näinud pilti, kui ma olen vana naine ja teenin Jumalat. Miks pärast 20? Mis siis juhtub? Kas ma lähen siit ära või? Ja tead, mis tuli vaimust talle vastus? Sa ei saa enam lennata. Ja nüüd ma räägin teile loo ära, kuidas see sõnum siis on, kuidas Jumal annab oma sügavustest meile mingid laused kinnituseks. See naine teenis ja hakkas teenima naisi. Ja see oli väga suur julgustus. Konverentse nad tegid ja väga niisuguseid suuri ettevõtmisi ja niisugune kogudus kasvas ja missioonitööga tegeleti ja kõigega. Ja ta siis abiellus ja tal oli 2 last, poeg ja tütar, poeg oli vanem. Ja kõige selle teenistuse sees juhtus, et tema mees pettis teda. Jättis ta, ühesõnaga nad lahutasid abielu ja ta läks teise naise juurde. Ja mis te arvate, inimene, kes teenib, ta oleks võinud ju nüüd solvuda ja öelda, nüüd Jumal, kui niisugused asjad minu elus, nüüd ma küll enam edasi ei teeni. Aga tal oli sees see Jumala poolt saadud impulss. Minu asi on edasi teenida. Eks ikka rääkijaid oli, väga palju oli kirumist, väga palju klatsi, osad ütlesid, ta jutlustab oma kibedusest, siis ta otsis, talle pandi vahepeal jutlustamise keelt, vist nädalaks ainult või. Ja siis Jumala vaim ütles talle, ei ole midagi. Räägi sellest, mis on valus, sa aitad sellega paljusid naisi. Siis ta ennistati tagasi ja siis ta tegeles. Ja kogu aeg ta teenis ja ta elukutset on psühholoog. Nii et ta teenis veel peale selle veel omakorda teistpidi naisi. Ja kujutad ette, siis ta läheb, teda kutsutakse, siis ta räägib sellest, kuidas ta on juba andeks andnud selle mehe, naisele ja mehele ja kõik niisugused asjad on toiminud ja teenistus käib edasi ja konverentsid käivad edasi ja siis üks suur niisugune saade on. Minu meelest see naine on Jasmine, öeldakse nii, et ma olen tema saateid vaadanud ja seda teeb intervjuusid niisuguste kristlastega, kes on töötegijad. Ja see sama naine satub siis see sama pastor, tema esinimi on Jevgenia, satub siis sinna saatesse ja ta küsib sealt kõiki asju tema käest niimoodi. Ja seda saadet juhtub vaatama üks mees. Ja ta ütleb, võt seda naist ma tahan. Tema oma naine oli just 3 aastat tagasi surnud. Ta oli samamoodi pastor. Tal olid lapsed, muidugi nooremad lapsed kui sellel Jevgenial. Kujutate, mõlemal olid lapsed. Ja siis nad koos tütardega läksid siis kohtumisele. Siis ta ütleb, ema, sa oled muidu nii julge, et siis hakkasid hoopis teised asjad mängima. Ja nüüd ma võin teile öelda, see naine on abielus selle sama mehega. Ja ta minu meelest kas Ameerikasse kuskile kolis, sest see mees oli Ameerikas, ta oli minu meelest armeenlane või grusiinlane, mingi siuke. Ja kõige selle lipuks kujutad ette, jõudiski kätte see fakt, et ta ei saagi enam tulla Venemaale. Sellepärast, et ta ei saa Ameerikast enam sõita Venemaale. Kujutad ette, mida Jumala vaim. Siis me räägime, kuidas need asjad tulevad. Tead, see on see, mida Jumal on meie sisse pannud. Aga ta ütleb, kui ma poleks edasi teeninud, ma ei oleks sinna Jasmini saatesse sattunud. Kui ma ei oleks sinna Jasmini saatesse, see tema kallis mees ei oleks teda näinud. Ta ütles, kuidas on see võimalik? Tekib tõesti siuke tunne, et Jumal on kõik ette planeerinud. Kindlasti ei ole Jumal ühtegi lahutust ega tohutut valu, mis seal kaasnes. Aga ta ütleb see, mida temagi rääkis ühest, nagu mina tõden ise. Ka ma olen mõned rängad ülem. Ja siis sa räägid oma valust, kellele sa saad oma lähedalt tuttavatele. Ja siis sa tead, et sa pead andeks anda, sest Jumala sõna ütleb, sa pead tervenema. Ja sa räägid ja Jumal tervendab ja kõik asjad ei toimu üleöö. Ja osad võtavad aega, aga see, et sa tead, et see on Jumal, kes on sind kutsunud. Ja nüüd, kui ma siit lähen edasi selle sõnumiga, et need on Jumala sügavust, mis meile avatakse. Sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on, samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala vaimu. Kujutad ette, Jumal on lubanud Jumala vaimu käest tema saladusi meile rääkida. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast. Et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Ei ole see su teened,
Vaat siin on väga hea rõhutada. Ei ole teened, kuigi no see naise näide tunduks, et ta oli väga teeneid teinud palju. Ta ütles, aga see oli mind vorminud, kasvatanud. Väga palju minu eelarvamusi. Ja kui ta ütleb, viimane tema õppetund oli see, et tema oli kinni oma vanadest mõtetest, et kuidas siis äkki on ikka võimalik, et ma olen ju seal nii kaua teeninud ja äkki on ikka võimalik, et ma hakkan teatud aegki sõidan sinna. No kujutate, praegu on ju need Ameerika keelas hoopis ära igast lendamised. Nii et Venemaalt veel. Ja jumal, ta ütles, miks 20 konverentsi, naiste konverentsi ainult? Aga selle aja jooksul, kui täpne oli Jumal. Mul ei ole enda elu kohta võib-olla selliseid näiteid, aga ma arvan, see on niivõrd kõnekas näide ja ma olen selle naise elu ja nagu tõesti jälginud ja tema teenistust, sest ta on naisi teeninud ja see on alati mind puudutanud. Nüüd läheme siit edasi. 13. salm. Seda me siis ka räägime, mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega. Ja tead, kes on maine inimene, tähendab, tal ei ole Jumala vaimu. Ta ei saagi asjadest aru ja siin ei ole imeks panda, et ta ei saagi aru, sest see on vaim, kes talle selle mõistmise annab. Ja vahest isegi meie, kes me ei saa teisest inimesest aru. See ei tähenda, et kui me oleme vaimsed inimesed, ma saan täpselt aru, mida selle inimese sees. Ei, selleks oled sina, kes räägid mulle oma olukorda. Me ei ole sensitiivd siin. Nii, aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust. Väga selgelt järgmine lause ütleb täpselt selle ära, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Ja kui vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Aga kes on tundnud issanda meelt? Kes võib teda juhatada? Aga meil on Kristuse meel. Niisiis, ärme siis jää kinni. Kui me oleme tõesti, nagu tundub, et me oleme pikka aega mingi teenistusega, vaeval nagu see näide oli, tegelikult kui Jumala sõna ütleb, kui sa jätad evangeeliumi pärast maha oma vennad või õed või emad või majad, siis ei ole, sa saad selle tagasi. See on ainult ajutine. See on ainult ajutine. Nii, lõpetame siis nüüd ära endiste aegade surnuajal käimise, sest Jumal ei taha, et sa vaataksid, oi, siis olid ilusad ajad. Tead, ta teeb midagi uut, mis ei ole. Sõna ütles siis niimoodi, mida silm ei ole näinud, kõrv ei ole kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud. Selliseid asju teeb Jumal. Ja kui ütleb, ei tea, kuidas ta teeb, no kuidas, mis siin ikka tulla saaks. Tead, minul on kogu aeg olnud see, et kui ma esimesed need seebi ooperid, mis liikusid ja siis seal, ma olen seda näidet varem kasutanud, ütlesin, et nii palju kurjust genereeritakse seal filmis ja ma mõtlen, millega see ometi lõpeb. Ta peab lõppema väga hea asjaga. Aga seal ei ole mitte midagi muud head asja, nüüd lihtsalt need abielluvad ja kogu lugu. No miks see siis on? See tundub mulle kuidagi nii tühine. Minu pähe tuli see mõte küll juba filmi alguses. Aga Jumal ütleb selle kohta, mis tema teeb, mis ei ole üldse kunagi su silm näinud. Su kõrv ei ole kuulnud ja see ei ole su pähe mõttes hetkekski tulnud. Eks ju? Isa on siin maa peal kõik loonud. Ta tegutseb edasi. Mitte see, et ta on meile kõigile nagu Maria nukkudele stsenaariumi ette näinud. Aga kui sa hakkad mõtlema, kuidas ta suudab meid juhtida nii, et see asi läheb ainult heaks. Ainult heaks, kui sa ei lase Jumalast. Ainult paremaks. Ta ütleb, ma kompenseerin. Kas ei ole ühtegi, kes on palka saanud minu käest? Ma olen lubanud ja sa oled ilma end palgata. Ei ole võimalik. Ja nüüd ma tahaks selle ühe niisuguse hästi armsa, omast arust hästi armsa kirjakoha. See on 2. Saamueli raamatust. Minu meelest see on üks suhtumise kirjakoht. Kuidas suhtuda olukorda ja asjadesse. Ütlesin juba 2. Saamueli, jah? 12. peatükk. Ja 14. salmist. Siin on, just loengi praegu lihtsalt siit samast ette, ma ei oska öelda, mitu salmi ma loen, aga et 14. alustan. Lugu on see,
et prohvet Naatan tuleb siis Taaveti juurde. Taavet, kelle kohta öeldakse, et ta on mees Jumala südame järgi ja ometigi ta on pattu teinud Betsebaga. Ja Naatan tuleb siis ja Taavet ütleb Naatan 13. hakkan nüüd. Mina olen pattu teinud issanda vastu ja Naatan ütles ta, issand on juba su patu sulle andeks andnud, sa ei sure. Ometi, kuna sa selle asja pärast oled pannud issanda vaenlase teda kõvasti pilkama, siis peab küll poeg, kes sul on sündinud, kindlasti surema. Siis Naatan läks koju ja issand lõi last, kelle uurija naine oli Taavetile ilmale toonud. No vaata, siin mina paneks praegu jälle küsitavaks, issand lõi. Noh, sest et see ei ole üldse nagu Jumala moodi, sest tegelikult siin oli täpselt see koht, et prohvet ütles millegi pärast, aga seal pidi olema see sama patu uks oli lahti, mis seda võimaldas, muidu ei oleks see juhtunud. Ja ta haigestus. Siis Taavet otsis poisi pärast Jumalat. Taavet paastus ja kui ta koju tuli, siis ta magas ööd maa peal. Ta koja vanemad astusid ta juurde, et tõsta teda maast üles, aga ta ei tahtnud ega võtnud koos nendega leiba. Aga 7. päeval laps suri. Taaveti sulased kartsid temale teatada, et laps on surnud, sest nad ütlesid, vaata, kui laps alles elus oli, siis me rääkisime temaga, ta ei kuulanud meie häält. Kuidas võiksime temale öelda, et laps on surnud? Ta võib teha enesele paha. Kui Taavet nägi, et ta sulased isekeskis sosistasid, siis ta mõistis, laps on surnud. Ja Taavet küsis oma sulased, kas laps on surnud? Nad vastasid surnud. Siis Taavet tõusis maast üles. Pani, võidis ennast, vahetas riided, läks issanda kotta. Kuhu ta läks? Ta ei olnud solvunud issanda peale. Ta ei vihastanud issanda peale. Ta võitles nii kaua, kui sai võidelda. Ta paastus, palvetas, nutis, alandas ennast. Ja kui siis ta võttis vastu selle koorma, mis juhtus. Sest see oli patu tulemus, ütleb Jumala sõna siin. Ta läks issanda kotta, kummardas. Ja kui ta koju tuli, siis küsis ta süüa ja ta ette pandi leiba ning ta sõi. Aga tema sulased ütlesid talle, mis see on? Mida sa lapse pärast teed? Kui ta elas, sa paastusid, nutsid. Aga kui laps on surnud, sa tõused ja sööd leiba. Ja ta vastas, kui laps alles elas, siis ma paastusin ja nutsin. Sest ma mõtlesin, kes teab, vahest annab issand mulle armu ja laps jääb elama. Aga nüüd on nad surnud, mis pärast ma peaksin siis paastuma? Kas ma suudan teda veel tagasi tuua? Ma lähen küll tema juurde, aga tema ei tule tagasi minu juurde. Vaadake, milline ilmutus. Eks? Ta teadis väga hästi, et nad saavad kunagi ühel ajal kokku oma lapsega. Aga see hetk oli väga kahju tal, eks? Ja siis missugune suhtumine Taavetil. Ta ei vihasta, ta ei kibestunud. Ta võttis selle vastu. See oli tema tegu. See oli tema vatt, mis lubas selle, mina ei ole seda välja mõelnud, aga minu meelest on üks nii aus raamat on piibel. Nii aus raamat. Ja ma ütlen sulle, Jumal tegutseb edasi ja ta arvestab sinuga. Ja nüüd ma lihtsalt palvetan. Isa, ma tänan sind su sõna eest. Ja ma tänan, et kui meil on olnud mingisugused valed kinnisideed, valed arvamised Jumalast, siis issand, mina tänan sind, et sa oled jätnud meile sõna. Ma tänan sind oma kõigi õdede ja vendade eest, kes on nii kindlalt hoidnud kinni sõnast. Jeesuse nimel, aga me palume sinna sõnale juurde, sinu tarkuse ilmutuse vaimu. Palun, isa, kõik, mis me oleme ehitanud, on need tõkked, on mingisugused vanad mõtted, mida me heietame, mis ei vii meid edasi. Vahest tulebki mõnest asjast lahti lasta ja astuda uute olukordade sisse. Jumal ütleb, mina teen midagi täiesti uut, seepärast isa, me ütleme täna lahti igast asjast, mis meid segab, igast mõttest, millega me oleme ummikusse jäänud, igast targutusest oma sees, kuidas see asi peaks kunagi sündima. Jumal ütleb selgelt, ma olen kuningriigi pannud sinu sisse. Sina ja mina ja tema, meie oleme Jumala kuningriik, me oleme Jumala käteks siin maa peal. Meie olemegi, meil on vaimutunnetus, me täname, et sa andsid püha vaimu.
kuningriik elab juba meie sees, ta juba elab, ta juba tegutseb, ta juba sünnivad imed, juba Jumala asjad sünnivad ja sünnivad ka meie eludes. Ja kui me ütleme, et Jumal on hiljaks jäänud, siis sõna ütleb, me lammutame ka selle vale, me ütleme lahti sellest, Jumal ei ole hiljaks jäänud. Ta tahab, et paljud tuleksid, ta ütleb lausa, kõik tuleksid, saaksid päästetud ja tuleksid tõetunnetusele. Sellepärast ma õnnistan täna igat ühte siin Eestimaal, meie perekondades, meie suguvõsad, sest kõik suguvõsad on saanud Jumala käest oma nime. Ma õnnistan, et kõik tuleksid päästmisele, tõetunnetusele. Issand, mina ei tea, aga saada meie laste juurde, läkita meid, kelle juurde sa tahad, issand, jätkame siin tööd. Me ei tea, kas me oleme nii lõpuni valmis, aga issand, me tahame valmis olla. Ja lõpeta see töö, mida sa alustasid, et me oleksime kuningriigile, nagu need partnerid. Me oleme kuning Jeesus, sina isa, me oleme perekond, me kuulume ühte perekonda, me oleme üks ihu. Me võitleme kuningriigi eest, me võitleme saatana vastu. Me ei lepi nende valedega, mida tema tahab me ellu tuua. See laps ei terveniga, see olukord ei lahene. Laheneb, sest issand on ustav Jeesuse Kristuse nimel. Ja kuna saatan ei ole mõelnud midagi muud välja, sest see solvumine väga hästi toimib, siis me ütleme täna lahti igasugusest solvumisest. Pane meile Jumal tõesti nagu eraldi vaimu pigistus selle koha peale, kui meie jälle tunneme, et me nüüd solvume. Issand, luba meil kiiresti sellest üle saada ja just nimelt selle aluses me teame, mis sõna ütleb. Anna andeks, et sulle andeks andekse. Ja teeni edasi, sest see saab külluse, kiidu pärja. Jumal ütleb, mina tasun oma sulastele nii võimsalt, mis sulle pähe ei ole tulnud, mida see iialgi pole oma kõrvaga kuulnud, mis ei ole inimmõttessegi kunagi tulnud, mitte kordagi, mitte kellegi mõttes. Vaat seda ma teen. Issand, ma õnnistan täna igat ühte, kes seda sõna kuuleb praegu ja järele. Ja tänan, issand, et üle minu sõnade on sinu püha vaim tegemas oma kuningriigi võidukat ja võitu tagavat tööd. Amen.